leheküljel 45. 1 minut võtab aega, õpetaja Darja praegu näitab ekraanile, ta otsib selle, jah. Lehekülg 45, töövihik on lahti. Ei maaga. 45. Ja nüüd lapsed, ma seletan, kuidas teha. Aga sina teed kodus pärast ise. Praegu kuula tähelepanelikult. Ma salvestan? Praegu salvestan. Nii. Ülesanne number 4. Ülesanne number 4. Joonista ja kirjuta. Joonista ja kirjuta oma lemmiktoiduained. Oma lemmiktoiduained. Mis tähendab lemmiktoiduained? On need söögid, mis meeldivad sulle, maitsevad sulle kõige rohkem. Mis sulle meeldib kõige rohkem süüa? Sa pead joonistama ja kirjutama. Sa näed, et siin all on jagatud 2 rühmaks. Lemmiktoiduaineid ja tervislikud toiduained. Alicia Krankals, pane töövihik lauale. Et õpetaja näeb siin. Ja nüüd sina hakkad joonistama kõik, mis sulle meeldib. Aga värvid ainult need, mis on tervislikud, mis on hea sinu tervisele. No näiteks, mulle meeldib jäätis. Ma hakkan joonistama siia jäätis. Ma proovin. Ja nüüd ma küsin, kas jäätis on sinu tervisele hea? Kas jäätis on tervislik toit? Kas seda võib palju süüa? Ei ole. Kas ma värvin selle pilti? Ei, see pilt jääb värvimata. Ma ei värvi seda. Ja reale ma kirjutan sõna jäätis. Kui ma joonistasin jäätist, siis ma kirjutan reale ka jäätis. Kirjatähtedega sina. Kirjatähtedega kõik kirjutame. Väiksete tähtedega suuri ei ole vaja, kõik sõnad väiksete tähtedega. Me praegu ei joonista, me praegu ei kirjuta, me kuulame. Edasi näiteks, mulle meeldib porgandit süüa. Ma joonistan siia porgandit ja mõtlen, kas porgand on tervislik toit? Kas see on kasulik minu tervisele? Ja, see on kasulik, sest see on köögivili. Köögiviljad on väga kasulikud ja neid on vaja süüa palju. Kas ma värvin selle pilti? Ja, siis ma hakkan värvima. No vot õpetaja Darja proovib värvida, aga sina vihikus värvid ilusti. Ja siis reale tervislikud toiduained kirjutad sõna porgand. Ja nii edasi. Lemmiktoiduained, joonistad kõik, mis sulle meeldib, kirjutad kõik, mis sul on joonistatud, aga värvid ainult need, mis on kasulikud, mis on tervislikud, mis on hea sinu kehale, sinu tervisele. Kas selle ülesande kohta on küsimusi? Kui sa tahad midagi küsida, tõsta käsi. Oleg, sul on selge, mis on vaja teha? Ma ei saa aru, kas sa tõstad käed või sa ei tõsta? Kas kõik on selge?
Ahah, hästi. Nüüd vaatame edasi. Ülesanne number 5. Vot seda me alustame teha koos, aga pärast sa lõpetad ise. Vaata pildile. See on ristsõna. See on ristsõna. Nii. Ja ristsõna paremalt ja vasakult poolt on pildid. Me praegu vaatame, mõnede piltide peal on juba kirjutatud, mis see on. Aga mõned pildid on ainult joonistatud. Kordame, mis asi see on. Ja sina võid vaadata õpikus leheküljel 45, mis see on, kui need on uued sõnad. No näiteks vaata, paremalt poolt seisab müüja ja müüja ees on selline suur laud, kuhu ta paneb kõik, mida saab osta. Kuidas me nimetame selle lauda? Vaata õpikus, mis sõna see oli? Tõsta käsi, kui sa leidsid, kui sa tead, kui sa mäletad. Mis see on? Mis on pildil? Vaata õpikust. Teie õpikud on lahti. Te vaatate, mis pilt see on, mis see on. Ahah, Amelia, palun. Amelia, räägi, mis see on? Pane mikrofon töötama. Ja. See on lihatooted. Ei ole. Vaata veel kord piltidele ja see pilt on üleval. Kuidas me nimetame selle suure lauda, kuhu pannakse kõik need asjad, mida saab osta? Sa ei maga, sa otsid. Kõik otsivad. Oleg, palun. Oleg, vasta, pane mikrofon töötama. Vaata, vot siin, vot kus seisab naine ja tal on selline suur laud. Mis asi see on? Vaata veel kord õpikus. Selline suur laud. Kõik otsivad. Otsi. Mis see on? Ahah, Ivanna, palun proovi. Aga pane mikrofon tööle, Ivanna. Ahah. See on lett. Väga tubli sa oled. Ja me praegu kirjutame kirjatähtedega, väiksete kirjatähtedega sõna lett siia selle pildi juurde. Vaata, nagu mul on tehtud. Vot siin on pilt ja siin kõrval sa kirjutad sõna lett, aga kirjatähtedega ja tähed on väikesed. Vot nagu siin pildi juures. Oleg, sa kirjutasid lett? Oleg, kas sul on sõna lett kirjutatud? Vot, vaata. Siis vaatame edasi. Mõnede piltide peal on juba kirjutatud. Me loeme ja vaatame. Kassa. Pipar. Sool. Nisujaku. Ja ma kohe pööran tähelepanu, et siin on kirjutatud täissõna nisujahu, aga siis, kui sa kirjutad selle sõna ristsõna sisse, siis sinna tuleb sõna jahu lühidalt. Jahu. Kirjuta. Jahu. Kirjuta siia jahu. Et patki peal on kirjutatud täissõnaga nisujahu, aga tegelikult võib lühidalt rääkida jahu ja ristsõna sisse sa kirjutad lühidalt jahu. Ahah. Nüüd otsi palun õpikus.
Kes see naine on, kes poes kaupluses müüb sulle igasuguseid ostuid? Kes ta on? Kas ta on õpetaja? Alicia Ivanenko. Kas ta on direktor? Kas ta on arst? Kes ta on? Alicia Ivanenko vasta. Pane mikrofon töötama. Ja. On müüja. Tubli, ütleme koos. See on müüja. Pikk häälik ü. 2 ü-tähte. Müüja. Kirjuta müüja kõrvale sõna müüja. Müüja. Kirjatähed. Ja Matvei võib-olla küsida, kas ta töötab üldse nii? Matvei, sa kirjutad meiega? Sul kaamerat ei ole? Aha. Ei ole kaamera. Ja. Aga kui sul tekivad küsimused, siis sa küsi. Ja. Sind ei näe, aga anna teada, kui sul midagi vaja. No kõik kirjuta. Vaatame edasi. Vasakult poolt. Oota, siin on veel. Vabandust, ja paremalt poolt veel üks sõna. Otsi õpikus, mis see on? Kes leidis tõsta käsi? Mis see on? Daniel. See on ostukäru. See on ostukäru. Kirjuta siia pildi juurde sõna ostukäru. Ostukäru. Timofei, kirjuta. Me juba kirjutame ostukäru. Väikesed tähed. Lähme edasi. Vaatame vasakult poolt. Alustame ülevalt. Otsi, mis see on? Otsi, mis see on ja tõsta käsi. Kui sa leidsid. Arina vaatab õpikust. Kõik otsivad, lapsed ei istu. Arina vasta. Aha. Arina vasta. Pane mikrofon tööle. Aha. Pangakaart. Tubli. Pangakaart. Ütleme kõik koos. See on pangakaart. See on Pangakaart. pangakaart. Kirjutame. Selline pikk sõna. Pangakaart. Anita kiiremini. Pikk häälik A ja pangakaart. Kontrolli. Nikita kirjutas? Tubli. Siis edasi vaata. Peaaegu kõikidel sõnadel on juba kirjutatud nimetuse loemine. See on sine. See on sine. Need on makaronid. Need on makaronid. See on manna. See on manna. See on makra. See
Akra. Ja vaata, mis on viimase pildi peal selline ümmargune on. Siin on kirjutatud hollandi keele, aga mis asi see on? Tõsta käsi, kes teab. Mis see on? Kas see on šokolaad? Robert, sa tead, mis see on? Mis asi see on? Selline ümmargune. Angelina vastab. Jaa, aga mis see on? See on nimetus, selle nimetus hollandi keele. Aga mis see on? Kas see on leib? Kas see on šokolaad? Можно меня? No, Matvei, palun. Just. Tubli. See on juust, aga pikalt kuu. Kirjutame. On juust. Ja nüüd vaata, edasi sa hakkad töötama ise. Vot kõik need nimetused, sa kirjutad selle ristsõna sisse, sa otsid, kus on selle sõna koht, kuhu see sobib. No näiteks, ma näitan niimoodi, jah? No näiteks sõnalett. Ja ma otsin, sõnalett on 4 tähti, L, E, T, T. Kuhu see võiks sobida? Esimesse sobib E. Teise sobib E ja edasi ma kontrollin kõik riiad ja otsin selle koha, kuhu see sobib. Kui siia sobib sõnalett, ma kirjutan, trükin sisse. Vot siia ristsina sisse, Daša, kustuta. Sa kirjutad trükitähtedega. Suured ilusad trükitähed. Niimoodi. Nad ei näe. No, siis kirjutan. Ja edasi sa ise otsid igale pildile, igale sõnale oma koht sellest ristsõnast. Palun, ülesanne number 4, ülesanne number 5, iga laps teeb ise. Need, kes klassis teevad praegu klassis, need, kes kodus teevad selle kodus. Ja kirjuta siia alla ka lehekülje number 45. А по какому писать? Eesti keeles kirjatähtedega 45. Nagu alati me kirjutame lehekülje number. 40, see on üks sõna. Ja siis täna kodus sa teed ülesanne number 4, ülesanne number 5, siis õhtul kodus sa veel kord loed selle luuletuse, mis on õpikus vähemalt 3 korda ja õpid ja kordad uusi sõnu, mis on tehtud harjutuses Learning keskkonnas. E-koolis on link lisatud. Kas kellelgi on küsimusi? Kas kõik lapsed said aru, mida nad praegu teevad? Töövihikus 4 ja 5. Kas küsimusi on või kõik on selge? Kui kõik on selge, siis lülitame välja Zoomi ja edasi töötame iseseisvalt. Kell 12 sa tuled tagasi ja me teeme matemaatikat. Nii, nägemiseni.